Mõnikord näen Euroopa messe ja saan aru, et Ukraina omad pole sugugi kehvemad. Erinevad asjad, pigem suveniirid, mida võib või mitte vaja, joovastav hokveini lõhn ja isegi see kuulus ehitud jõulupuu traditsioon. Jõulud Žõtomõris on valimuselt selgelt identsed euroopaliku stiiliga. Linn pole rikas ainult kaside poolest, muidugi on linde ja inimesed, kes neid tingimusteta armastavad. Hoolitseda, toita, mõnikord isegi teiste inimeste pahe, aga need on tühised asjad. Peaasi, et kuskil lahiduses midagi maitsvat ei sooks, aga tuvid on loomulikult hea õppemeetod laste inimlikkuse arendamiseks. Nii et isegi kui pidin oma toitu samadele lindudele andma, teadsin, et see on õigustatud hind. Kunagi sai minust peaaegu elukutseline ujuja. Sellel lool polnud kunagi edukat lõppu, aga mulle lihtsalt meeldis ujuda kohalikus peamises jões Tetervis. Isegi poolmutilised jutud, et seal ei olnud lähedal asuva surnuaia tõttu kõige turvaline, see ei muutnud minu seisukohta. Viimastel aastal on vesi aga märgatavalt halvemaks muutnud. Ma ei hakka sellel pikemalt peatuma, rõhutan vaid seda, et keskkonda tuleb kaitsta mitte ainult sõnades ja mitte olla laisk peatama neid, kes seda tahtlikult kahjustavad. Üldiselt on Žõtomõr väga roheline linn. Ma nimetaksin seda isegi igihaljaks. Polissa on kahtlemata looduse poolest rikas piirkond. Kõrgete rohelise puude ladvad justkui sosistavad, et käe ulatuses on kõik. Olen alati alateadlikult tundnud rahutust selle üle, kui lähedal on piir elu ja surma vahel, kui habras on elu, mida on võimalik kanda nagu tuld läbi metsa kindluse puokste kanda ühes või teises suunas. Veel üks linnavaatemi svarsus on nuketeater, aga seal on ka tänava nukuteater. Kui näete kuskil keset peatänavat hunnikut entusiastlikke ja rõõmsaid lapsi, on see tõenäoliselt tema. Mõnikord on talvel lund, kui tavaliselt on see haruldane juhtum. Mäletan palju sooja, täiesti lumevabu talvesid. Mulle isiklikult meeldib soojus nii, et mul pole etteheiteid. Vaevalt on võimalik Žõtomõri elanike käitumist samamoodi hinnata. Erinevad temperamendid, erinevad kombed on inimesi kõrgendatud delikaatsusega, on märgatava avatusega, kuigi külalislahkus on omane mõlemale. Žõtomõrlaste üldine käitumistoon on euroopalik. Kasutan seda sõna synonymina, viidates kõrgele isiklikule kultuurile, kui austatakse teisi kui iseennast. Visuaalselt pole Žõtomõr endine. Omavahel on segatud kõrgehoonete ja eramajade kvartalid. Mõned korrusmajade kvartalid menetuvad omaette külasid, poolkivist džungleid, millel on muidugi oma eripärad. Kõik aastajad
on täielikult valjendatud. Seda räägib teile piirkonna kohta iga geograafiline juhend, aga ma ei oleks nii veendunud. Rohkem kui 1 september oli minu jaoks nagu juuli ja jaanuar nagu märts ja aprill nagu juuni.